No nii, tere tulemast ja ahoi ja tere tulemast. Käes on jälle aeg teha üks udulabori saade või mis iganes. Nagu lubatud, siis juba väga pikka aega, pikalt lubatud ja pidevalt edasi lükatud siis episood, mis sel korral siis ei ole vlog, vaid on siis udulabori, ma ei teagi, kuidas ta nimetada, kool, udulabori ülikool, veebiülikool või põhikool. Et millest me räägime, on akud, akuohutus, oomiseadus, koilid, nende keeramine ja nii edasi, mehaanilised seadmed ja nii edasi. Et kõik see, mis on informatsioon, mida ütleme eesti keeles on tegelikult suhteliselt vähe liikvel ja paljud, kes on võib-olla huvitatud sellest ja ütleme just eriti akuohutus ja selline teema, et see on nagu oluline, mis peaks olema kindlasti eesti keeles ja peaks olema nagu kõigile selge, kes veibivad ja kes kasutavad siis võimsamaid seadmeid, kus on juba siis vahetatavad akud. Et see on nagu selline oluline asi, et võrdväärne sellega, et kui sa töötad saekaatris, siis selleks, et mitte oma sõrmedest ilma jääda ja viiteõlle niimoodi osta poes, siis see info on nagu oluline teadmiseks kõigile, kes siis veibivad ja kasutavad seadmeid, mis kasutavad vahetatavaid akusid, nagu ma juba ütlesin. Selle järgi on tegelikult karjuv vajadus, mis puudutab akusid ja aku ülevaateid ja nii edasi, siis tasub kindlasti vaadata üle Eesti Veibib kanali, YouTube'i kanali, nemad tegid ka sellise päris okei ülevaate akudest ja mis nagu nendesse puutub, nii et lingi leiab sinna alt, tasub üle vaadata. Mina põhimõtteliselt teen sama asja lisaks siis muudele teemadele, mida ma täna käsitlen ning räägime siis lisaks ka oomiseadusest ja muust taolisest, mis on siis nii-öelda A ja O, et kuna akud on veipimise nii-öelda alus, ilma akudeta on see praktiliselt päris kindlasti võimatu, kui just vooluvõrgust seda ei tee, mis oleks nagu rumalus, siis jah, et see informatsioon on oluline. Aga ilma pikemalt venitamata, ilma pikemalt keerutamata liigume siis kohe teemade juurde ja alustame siis akudest. Nüüd, akud. Enamus teavad juba seda selles suhtes niikuinii, et kes on juba sellised jooksvad veipijad või kõndivad veipijad. Ühesõnaga kõik, kes veibivad, kes kasutavad vahetatavaid akusid, on üleüldiselt teadlikud siis akudest, mida me kasutame. Antud juhul käib jutt siis 18650 tüüpi akudest. Ma olen kohanud palju inimesi, kes ei tea absoluutselt, mida see tähendab. Siis teeme selle siis kohe selgeks. 18650, 20700, 13, 18, 350 ja nii edasi, et need on tegelikult siis derivatsioon sellest aku mõõtmetest, ehk siis 18650 puhul on siis tegu 18, näitame õiget pidi, 18 on siis tema diameeter ja 650 on siis tema 650, sest on näha 600, see on 64,9, et need on ligikaudsed numbrid, aga põhimõtteliselt on 65, eks ju. Et 18 diameeter, 650 kõrgus millimeetrites on siis see, mida see 18650 reaalselt tähendab. Et samamoodi uuema kooli, siis uue generatsiooni akud, mis nüüd on populaarsust kogumas, 20700, 21700 on siis samamoodi 21 diameeter, 700 kõrgus, uued paremad võimsamad akud, osad, kes siin nagu rohkem teemadega kursis on, teavad siis sellist moodi näiteks nagu iJoy Captain, mis siis kasutab just nimelt siis uuema generatsiooni 20700 akusid. Nii et selles valguses, kui keegi endale akusid ostab, valib, siis üldjuhul on tootel on kirjas, mis tüüpi akud sinna sisse lähevad, nii et 18650 on siis see aku, millest me täna peamiselt räägime. Nüüd, mis puudutab siis aku ohutust üleüldises plaanis,
Siis akude puhul on oluline esimene asi kindlasti see, et akude wrapid ehk siis see, see termokahanev kate siin ümber, see oleks terve. See on siis vahe selles, et kas sul on oht, et sa lased selle pilbasteks või mitte. Ja hoiatan kohe ette ära, kui need asjad lõhkevad, siis nad lõhkevad väga, väga suure paugu ja suure vihaga, et see ei ole nagu naljaasi. Nüüd rääkides siis 18650 akudest veidi lähemalt, mis puudutab nende ohutusse ja kõike muusse üldehitusse, siis keemiasse ma nüüd sisenema ei hakka, see ei ole otseselt eluliselt tähtis informatsioon sellisele tavakasutajale, et millest see konkreetselt koosneb, mis seal sees on, aga kui siit ümbert võtta see aku kate nüüd ära, mida ma praegu ei tee, aga põhimõtteliselt kui see aku kate eemaldada, see termokahanev kate, siis selles suhtes siin peaks olema näha füüsiliselt, kogu see füüsiliselt nähtav osa siit ülevalt otsast kuni siia alla on kõik negatiivne pool, ehk siis miinus. Ja see plaat siin peal on pluss, et selle jaoks on siis ka siin eraldus tihend, seda siis valmistatakse plastikust, aga on ka erinevaid järelturu lahendusi sellele, mis on siis termokaitsega ning milles siis nagu seisneb nende akude kasutus puhul oht või mitte oht on siis see, et kui see kate on näiteks rebenenud ja seda tuleb jälgida, see kate ei tohi olla rebenenud, et kui ta on rebenenud, siis see tuleb kindlasti ära vahetada. Neid ümbriseid on põhimõtteliselt juba saadaval, kõik mõistlikud veibipoed Eestis füüsiliselt koha peal on valmis ka neid teile vahetama, nii et ei tohiks olla mingi probleem, aga kui see kate on nüüd pealt katki, mul on siin üks kehva kvaliteediga aku kohe hea näide, ma ei tea, kas see on muidugi hästi näha, aga siin on näha, et selles ümbrises on sellised kraaped ja katkised kohad juba sees ja nüüd kujuta ette, kui sa paned selle taskusse ja sul näiteks münt või võti või mingi asi ühendab selle katkise koha siit läbi selle ümbrise, ühendab selle ja selle plusspoole ära omavahel, on automaatselt lühiühendus ja see aku on suuteline lõhkema. Et sellepärast tuleb jälgida esimese asjana, et aku ümbrised oleks alati terved. Nüüd järgmine oluline asi on seesama positiivne pin siin peal, ehk siis see positiivne nupp või nööp või kuidas iganes keegi seda kutsub. Selle puhul on hästi oluline asi on see, et aja ja pideva kasutusega need võivad sisse vajuda ja see tähendab seda, et see plaat muutub nõgusaks ja ütleme erinevatel atomiseerijatel, näiteks nagu siin, kui on nüüd näha hästi, siis nendel atomiseerijatel see positiivse pinni ühendus on välja ulatuv ja nüüd kui ta vajub, kui sa nüüd ühendad selle akuga, eks ju ära, niimoodi, see pluss läheb siis sinna külge. Kui need omavahel nüüd ühendus saavad ja see plaat peal, see positiivne plaat on nõgus, siis mis võib juhtuda, see keerme osa on miinus ja see pin siin keskel on pluss ja kui need omavahel ühenduvad vastu plaati, on automaatselt jälle tekkinud lühiühendus, mis tähendab seda, et aku võib lõhkeda, nii et tasub seda ka hoolikalt jälgida. Vaatan, kas ma leian siit ühe näidise, et mul on siin üks vana aku, mida ma enam ei kasuta puhtalt sellepärast, et kui on näha, siis ta on nõgus, et võrdleme terve akuga, siis peaks olema näha, et sellel akul on see plaat on nõgusaks vajunud, just nimelt mehaanilise moodiga, siis on oht, et need pinnid, kui nad on eriti pikad, siis nad võivad vajutada need sisse. Nii et sellise akuga ei soovita ma enam siis veipida. Välja arvatud võib-olla äärmisel juhul on alternatiiviks, võib kasutada sellise pinni struktuuriga moode, või tähendab reguleeritud seadmeid, et kuna siin on ümberringi on ainult plastik ja positiivne pin ühendab otseselt selle klemmi pihta, siis selliste peal see oht on mõnevõrra väiksem, aga üldiselt olles turvaline, mõeldes turvaliselt, siis ma ei saa soovitada sellist akut üldse, et viska minema, osta uus, et ma arvan, et see 10-eurine kulutus või 20-eurine kulutus 2 uue aku peale, 2 aku seadmes on kindlasti palju parem ja palju mõistlikum lahendus kui see, et see aku sul silmnäo sodiks
plahvatab ja siis sa eluaeg oled vigane või näed välja nagu Quasimodo, eks ju. Et seda ei taha keegi, nii et soovitav oleks vältida selliste akude kasutamist. Nüüd järgmised asjad, mida tähele panna akude puhul, on kindlasti siis selline termin nagu CDR, see on ingliskeelne termin, see tähendab Continuous Discharge Rating ehk pidev koormuse reiting. See tähendab seda, kui palju on suuteline üks aku kannatama voolu välja andes, ütleme kui elava näitena, kui sa paned aku moodi sisse, see on sul kotis, taskus, kus iganes ja sa unustad luku peale panna ja ta vajub niimoodi, et ta hoiab seda nuppu konstantselt all ja lahti ei lase. Ehk siis, kui palju on aku suuteline kandma seda voolu või seda koormust ilma, et ta ülekuumeneks ja lõhkeks. Et tõenäoliselt sellisel situatsioonil sul ennem surevad koilid ja vikid ja muud asjad ära ja läheb siin midagi sulama. Aga aku ei lõhke, et mis on siis nii-öelda akude see maksimaalne koormustaluvus. Vot, see oli see sõna, mida ma otsisin. Maksimaalne koormustaluvus. Erinevatel akudel on see peale kirjutatud, osadel ei ole, leiab need andmed siis internetist, interneti avarustest, kes vähegi Google'it kasutada oskab. Ja see CDR on põhimõtteliselt number, mille järgi kõige rohkem tuleks orienteeruda. Et näiteks Sony VTC5 on, mis on üks popimaid akusid üldse ringluses, samuti Samsung 25R ja nii edasi, et sellistel akudel on see CDR number circa siis Sony puhul viimaste näitajate järgi umbes 19 amprit ja Samsungitel siis 20 amprit. On ka akusid, mis suudavad natukene rohkem kanda, aga siin siis tasub märkida ära, et mida kõrgem on koormustaluvus akul, seda väiksem on tema mahutavus, ehk siis milliampertunnid, ehk siis kui kaua ta reaalselt sul nii-öelda laetuna kestab, enne kui sa pead teda uuesti laadima. See ampri, see näit, osadel akudel on märgitud peale ka pulss rating, mis on siis kõvasti kõrgem kui see nii-öelda tavaline amperaaž, aga seda ei soovita mina jälgida, kuna see on selle mõõtmiseks ei ole ühtegi standardset nii-öelda süsteemi ja selle tõttu iga tootja võib panna sinna peale mida iganes, et see, kuidas see number on saavutatud, on küsitav, seega seda ei soovita jälgida, et kindlasti tasub jälgida siis püsivat koormustaluvust, et see on nagu kõige olulisem. Milleks see oluline on? See on oluline sellepärast, et kui sa paned sisse kui sa kasutad RDA-sid või RTA-sid või isegi paake, vahet ei ole, kui sa paned sinna sisse nüüd mingi koili, millel on mingi konkreetne takistus, siis see takistus mõjutab seda, kui palju, millisel võimsusel seda koormust nii-öelda akule peale pannakse. Mida suurem on koormus, seda suurem on siis nii-öelda aku töö ja vaev ja tuleb siis jälgida seda, et reguleeritud seadmete puhul loomulikult see on natukene nagu selline eemal mõttest probleem, kuna reguleeritud seadmed üldjuhul teevad seda sinu eest, et nad ei lase sul nii-öelda lolliks minna, et neil on teatud miinimumpiirid, mida nad nagu lubavad teha. Samas muidugi, kui sa kasutad ikkagi kehva otsa odavat mingisugust suvalist akut, mis ei ole tegelikult ette nähtud võimsateks aplikatsioonideks, siis ka reguleeritud seadmed võivad sattuda nii-öelda ohtu, kuna reguleeritud seadmed tihti nad ei tea, milline on selle aku nii-öelda koormustaluvus, et küll neil osadel on olemas sisemine temperatuurisensor ja kui see aku hakkab liiga kuumaks minema, siis see seadme sisemine temperatuuri andur siis nii-öelda ei lase sellel moodil edasi töötada, kuna ta tunneb, et see temperatuur sees on liiga kuum. Aga see on selline asi, mille peale mina ei julge väga palju usaldust jätta, sest elektroonika pahatihti kipub eksima ja see võib jällegi maksta kätte halvasti. Et ühesõnaga, oluline oleks siis teada akusid, mida sa kasutad ja see CDR ehk siis see püsikoormus, see on nagu kõige olulisem. Kui sa ei tea, mis see akul on, kui sa poest lähed akut ostma või mis iganes, küsi müüjalt. Müüja võib sulle kindlasti, eriti veebipoes müüjad oskavad sulle paremini öelda, mis need numbrid on. Ning teine variant, viskan lingi alla, see on küll ingliskeelne, aga on olemas selline mees nagu John Mucho, ameeriklane, kes testib akusid, testib ja reidib neid nii-öelda siis
reaalselt ära, millised nende taluvused on, et tal on väga head arusaadavad lihtsad tabelid, kus on aku nimi, tema koormus, tehase poolt antud ja mis on tema reaalne siis koormus, taluvus ja nii edasi. Et ühesõnaga tasub jälgida seda. Lingi leiab alt. Mis puudutab kõike seda, mis ma nüüd räägin, ma püüan Marekuga Veipestist natukene seda asja arutada ning kogu see teema siis peaks lõpuks leidma tee Veipesti siis kodulehel niimoodi sellisel kujul, et ta on hea, lihtne, arusaadav ja kui siin videos midagi arusaamatuks jääb, siis saab sealt tulevikus siis ka järgi vaadata või siis vaadata seda videot uuesti. Ma püüan võimalikult lihtsalt seletada, aga alati mul ei tule see võib-olla hästi välja. Nüüd, järgmine asi akude puhul, mis siis on nagu ma ütlesin, see pulss ehk siis nii-öelda hetkeline momentaarne pulsi tugevus. Ja see on siis selline number, mida ei tasuks väga jälgida puhtalt sellepärast, et iga tootja märgib ja testib seda asja erinevalt ja seega see ei saa kunagi päris kindel olla, et see vastab tõele, et millistel tingimustel testiti, milliseid vatte kasutati, millist võimsust kasutati ja nii edasi, et see on nagu asi, millele viimasel ajal on see suhteliselt ära kadunud akude räppide pealt, aga ei soovitaks seda väga siis jälgida. Selles mõttes, et ei tasu seda usaldada, et CDR on siis see number, mida tasub uskuda ja jälgida ja vastavalt sellele siis oma ehitused kõik teha. Järgmise teemana siis akude puhul on tegelikult siis juba Ohmi seadus, mis ühendab omavahel nii-öelda koilide kasutamise, koilide keeramise, koilide valmistamise ja akude koormustaluvuse. Nii et liigume siis edasi järgmisesse mitte segmenti, aga järgmisesse sektsiooni, mis iganes. Liigume siis edasi ja vaatame üle Ohmi seaduse ja teeme selle endale selgeks. Nii, Ohmi seadus. Ohmi seadus on siis akuohutusele järgnev nii-öelda eluliselt tähtis asi, mida peab teadma, ilma milleta on suhteliselt rumal üldse võtta kätte seadmeid, RDA-sid, mida iganes, kuna kui sa ei tea akuohutust, siis sa sead ennast anyway ohtu ja kui sa ei tea Ohmi seadust, siis isegi kui sul on head akud, siis sa võid ennast endiselt ohtu seada ja selleks, et seda vältida, teeme siis täna kiire enam-vähem põhjaliku ülevaate sellest, mis asi Ohmi seadus on, kuidas me seda kasutame ja nii edasi, et milleks ta vajalik on, see on ilmselgelt siililegi selge. Aga Ohmi seadus. Ohmi seadust põhimõtteliselt see on üldtuntud asi, seda võib internetis guugeldada, uurida, lugeda, aga mis puudutab veipimisse, siis veipimises on Ohmi seaduse puhul paar olulist elementi, mida me kasutame selleks, et olla kindlad, et need koilid, mida me teeme, nende takistus ja nii edasi oleks siis balansis meie kasutatavate akudega ja kui me teame, milline on meie aku koormustaluvus, siis me teame ka, millise koile me võime ehitada ja kasutada, millist takistust me võime nendega kasutada, ilma et sättida ennast siis ohtu, ilma et sättida neid akusid ohtu. Jällegi, reguleeritud seadmete puhul on teatav selline turvalisuspuhver vahel, aga sellegi poolest on see kindlasti abiks informatsiooni, kindlasti peaks seda teadma. Ja kui me nüüd kasutame mehaanilisi, tunneme huvi nende vastu, tahaks neid proovida ja nii edasi, siis kindlasti see informatsioon on tähtis. Et akude lõhkemine ja kogu see krempel ja kogu see teema ikkagi tuleneb sellest, et inimesed ei ole piisavalt teadlikud sellest, mida nad teevad. Ja tänu nendele õnnetustele poliitikud ja muud tegelased, eks ju, nemad siis näitavad näpuga selle poole, et näed, see on niivõrd ohtlik, et see tuleks ära keelata. Et seda siis vältida, püüame siis nüüd seda tarkust natuke levitada massidesse. Ohmi seadus. Kuidas me seda kasutame, et olla turvalised? Võtame näiteks selle sama Sony VTC5 aku, mis mul siin on, ja võtame selle siis nii-öelda baas näiteks. Sony VTC5. Temaga on siis nii, et tegelikult kõikide akudega on nii, et neid tehakse nii-öelda satsidena, eks ju, tuhandetes, kümnetes, tuhandetes ja igal satsil võib olla teatav erinevus. Seega
need reitingud võivad aeg-ajalt muutuda, et varem oli ta reiditud tugevalt 20 ampriseks akuks, täna on ta siis reiditud 19 ampriseks. No, see ei ole väga suur vahe, aga vahel see 1 amper võib ka mängida rolli. Igal juhul võtame näiteks siis selle VTC 5, tema koormustaluvus 19 amprit, see on siis nii-öelda maksimaalne turvaline piir, üle selle saab teda kasutada, aga siis tähendab seda, et nii-öelda iga mahvi vahel peab olema kõvasti pikem paus, et akut mitte üle koormata, et ta ei läheks kuumaks. Et tema nii-öelda teine näitaja, see pulssreiting ehk siis adekvaatselt hinnatud siis turvaline maksimaalne veipimise amperaaž on circa 25 amprit. Et umbes 25 ampriseid tõmbeid võib teha, aga see tähendab seda, et sa pead väga hoolikalt jälgima seda, et ta ei läheks kuumaks. Üldjuhul enamus akudel selline turvaline temperatuuri piir jääb umbes kuskil 70 kraadi kanti ja alla selle kindlasti, et 70 on isegi palju, et ütleme mina ütleks, et 60 kraadi tema temperatuur on maksimaalne, üle mille mina enam ei julgeks lasta, et puhtalt sellepärast, et olla alati igas situatsioonis turvalisuse piires. Et on hulle, kes kasutavad neid üle igasuguste piiride ja nendega otseselt ei ole midagi juhtunud, aga me ei ole rumalad, me püüame siiski olla esmajärjekorras turvalised. Niisiis, kuidas me arvutame ohmi seadust ja kuidas me kasutame seda paralleelselt siis selle akuga. 19 amprit on meie piir ja kui me nüüd keerame omale koilid, siis vastavalt sellest, kui suure nii-öelda selle posti ümber me selle keerame, mis materjalist me ta teeme ja mitu tiiru seda koili nii-öelda tuleb, vastavalt sellele, et kujuneb siis lõpptakistus koilil. Ning esimene oluline siis teadmine valem selleks, et seda arvutada, on I võrdub V jagatud R, ehk siis, et saada teada ampri tõmmet, ehk siis kui palju ampreid sinu koilid kasutavad, siis selleks on siis valem I võrdub V jagatud R. I on siis amprid, et me otsime ampreid ja seda arvutada me jagame siis V jagatud R ehk V on voldid. Mehaanilise seadme puhul sa muud moodi saagi teada seda kui läbi voltid, ehk siis nii-öelda võtame eelduseks, et aku on täislaetud. Täislaetud 18650 aku on 4,2 volti täislaetuna, nii et ja oletame, et meil on näiteks 0,5 oomine koil või koilipaar, vahet ei ole, siis see valem näeks välja lihtsalt I võrdub 4,2 volti jagatud 0,5 oomi. Vastuseks tuleb 8,4 amprit, ehk siis 0,5 koil või koilipaar täislaetud aku pealt siis koormab seda akut 8,4 volti. Kuna see aku on suuteline kannatama kuni 19 volti rahulikult, ehk siis CDR, ehk siis kui nupp jääks alla, siis nende koilidega ta tõmbaks 8,4 volti siit välja pidevas nii-öelda rütmis, aga kuna ta kannatab turvaliselt 19 volti, siis põhimõtteliselt see 8,4 volti ei ole mingi probleem. Nüüd võtta see sama valem, I võrdub V jagatud R ja pane sinna suvalisi numbreid, arvestades, et sul on alati aku näiteks täislaetud 4,2 volti ja muuda seda oomi siis väärtust, pane sinna 0,3 oomi, pane sinna, ma ei tea, 0,1 või 0,08 ja sa saad teada, kui palju siis ampreid tõmmatakse akust välja. See ei ole korrektne selles suhtes nii-öelda sünonüüm või termin, aga põhimõtteliselt kõige lihtsam on nii meelde jätta, et mitu amprit tõmbab siis akust välja teatud koil ja proovi, tee paar arvutust ja sa saad pildi ette ja saad teada, mismoodi see valem toimib ja täpselt nii ta toimibki, täpselt nii lihtne ta ongi, et selle alusel on alati kõige lihtsam jääda turvalisuse piiridesse, et sa tead täpselt palju su koilid sinu akudest tõmbavad, et isegi kui sa kasutad reguleeritud seadet,
alati on soovituslik teha oma nii-öelda ehitused või kasutada koile, mis ei kurna sinu akusid üle, sest võib-olla sa ei kasuta WTC5-sid, võib-olla sa kasutad mingisuguseid, ma ei tea, LG akusid või mida iganes muud, millel see amperaaž on natuke väiksem, siis see automaatselt ei tähenda seda, et sa ei tohi neid akusid kasutada, vaid pigem on siis see, et sa lihtsalt arvutad üle ja oled kindel veendud selles, et su kasutatav paak või siis koilid ei kurna su akusid üle. Et see on kogu lugu ja kogu muusika, tegelikult mitte midagi keerulist. Samamoodi, kui sa kasutad mehaanilisi seadmeid, siis tasub teada ka seda, et ükski seade sul sellisel puhul ta ei näita sulle sinu volte, vatte, mitte midagi, eks ju, et sa lihtsalt paned aku sisse, ta on täis laetud ja ta annab kogu aeg maksimaalselt välja, mis ta välja suudab anda vastavalt sellele, milline on takistus. Seega, kui sa näiteks tahad teada, palju vatte annab välja see konkreetne nii-öelda kombinatsioon sinu akust täis laetud staadiumis ja siis need koilid, siis selle jaoks on näiteks valem P võrdub V korda I, ehk siis voldid korda sinu amperaaž. Antud valemis oleks siis eelmise näite põhjal oleks see siis 4,2 volti korda 8,4 amprit, tulemuseks saab 35,5 vatti, ehk siis see on see võimsus, mida annab 0,5 koil täislaetud 4,2 voldise aku peal. Vastavalt jällegi muutes neid numbreid saad sa siis erinevad tulemused. Need on sellised kaks võib-olla põhilist. See võimsuse kalkulatsioon, see lihtsalt annab sulle natuke informatsiooni, aga kõige olulisem on just see, mis ütleb sulle ampri koormuse, palju see koil siis nii-öelda seda akut koormab. Et see tasub meelde, et samas kui sa oled laisk nagu mina ja sa ei viitsi seda teha, siis alati on võimalus kasutada online kalkulaatoreid, mis aitavad sul välja arvutada nii-öelda koormuse, samuti nad aitavad sul ka näiteks koili tehes, nad aitavad sul välja arvutada seda, et mitu tiiru, kui paksu traati või millist traati kasutada selleks, et saada mingi konkreetne takistus, mida sa näiteks soovid, et sa tead, et näiteks 0,2 ohmi on siuke veip, mis on täpselt sulle meelepärane konkreetsest mingist traadist, eks ju, siis, ja sa tead, et sul on siuksed akud ja sa tahad teada, mitu tiiru kui paksu posti ümber seda koili teha, selleks, et sa ei ületaks oma aku nii-öelda koormustaluvust. Nii et selle jaoks on kalkulaatorid olemas, üks väga hea kalkulaator Androidide jaoks on Vape Tool, panen lingi alla, samuti Steam Engine sidekriipsuga steam-engine.org, selle lingi panen ka alla, see on siis online kalkulaator, väga abiks asjad, ise kasutan neid põhimõtteliselt kogu aeg ja alati, et olla nagu kindel, aga jah, et ühesõnaga see on Ohmi seadus ja see on nagu võib-olla siuke kõige olulisem asi, mida peaks nagu teadma ja mida tuleb teada tegelikult. Mis veel on oluline, võib-olla selline lisainfo on ka see, et kui sa kasutad akusid reguleerimata seadme peal, siis esimene asi, ei soovita lasta akut kunagi alla 3,4 voldi, ehk siis kui seda kasutad, hakkab vaikselt tühjenema, mehaaniliste seadmete puhul on seda tunda, sest see veip hakkab vaikselt nagu nõrgemaks muutuma, et erinevad reguleeritud seadmetest, mis balansseerivad seda kõike seda värkis, sa ei tunne, kuidas ta nõrgemaks jääb, vaid lihtsalt seade ühel hetkel ütleb sulle, et aku tühi, pane laadima, on ju. Siis mehaaniliste puhul sa tunned reaalselt, kuidas see volt nii-öelda kukub kogu aeg, et sa tunned, et see veip jääb nõrgemaks. Ja üldjuhul 3,4 on juba suhteliselt madal, nii et see annab suhteliselt nõrka veipi, aga jah, tasub siis jälgida seda, et mingi aja jooksul sa tunned, tegelikult sa õpid nagu seda kasutama, selles mõttes sa tunned juba ära, et see hakkab madalaks jääma, sa juba tead, kui aku on nii-öelda tühi. Et ta võiks veel kesta mingi aja, aga soovitatav on siis mitte alla selle piiri minna. 3,4 volti on selline üldine kuldne keskmine enamus akude jaoks. Ning teine asi, mis puudutab siis veel mehaanilisi moode, on siis see, et akude paigutus. Kui meil on 2 akut, võtame suvaliselt 2 akut, kui on mehaanilised seadmed või siis ütleme reguleerimata seadmed, millel on võimalus kasutada enam kui ühte akut, siis vastavalt aku konfiguratsioonist muutuvad ka nii-öelda väljund
näitajad ehk parameetrid. Kui akud on paralleelselt ühendatud kõrvuti, plussid, miinused ja lähevad siis selle atomiseerija peale, siis kui kaks akut on paralleelselt ühendatud, plussid kohakuti, miinused kohakuti, siis nende kahe aku milliampertunnid ehk mahtuvus dubleerub ja nende ampri siis koormus, taluvus kasvab, et kindlasti ei tohi kasutada erinevaid akusid, tuleb kasutada sama akut, et see näide on praegu natuke kehva selles mõttes, et 2 VTC 5 või 2 mingit sellist juustu vahet ei ole, selles mõttes, et neid juuste ma ei kasutaks, aga 2 VTC 5 mul teine kuskil seadme sees, ma ei tea, kus ta on. Anyway, kasutades kahte ühesugust akut, VTC 5 puhul siis 2x19 amprit, on siis uus taluvuspiir, ehk sa võid päris madalaid takistusi kasutada ilma, et sa koormaks akusid üle, ning teine asi 2600 milliamper tundi muutub siis 2 korda 2600 ehk 5200, kui ma matemaatika ei lonka, jah, 5200 milliamper tundi, aga volt jääb samaks, ehk siis maksimaalne väljaantav volt on 4,2 volti, nii et seda siis tasub nagu kindlasti teada. Kui nüüd on tegu reguleerimata seadmega, nagu näiteks originaalne Noisy Cricket oli, siis seal oli konfiguratsioon niimoodi, et on miinuse pealt plussile, plussilt miinusele, miinuselt plussile, plussilt atomiseerijale. Ehk siis lahti lammutatuna oleks see nagu kaks akut üksteise otsas. Mida see teeb, on see, et ampri koormustaluvus jääb samaks ehk 19 amprit kahe aku peale, milliampertunnid jäävad samaks ehk 2600 milliampertundi, kui oleks 2 VTC 5. Aga mis kasvab, on voldid ehk siis 2 korda 4,2 ehk 8,4 volti, mis tähendab seda, et siia otsa, kui sa paned selle sama arvutuse, mis me just tegime, selle ampri arvutuse, pane nüüd 0,5 koil ja korruta seal, muuda see 4,2 volti seal arvutuses 8,4, siis sa saad teada, kui palju ampreid nüüd tõmmatakse. Samuti, mis on siis oluline, kui sul on voldid 8,4 volti, siis kindlasti ei tohi kasutada 0,2 oomiseid ja nii edasi madalaid takistusi, sest see kurnab megalt akusid, see kurnab väga jõhkralt, et seal mingi 0,2 oomine takistus seeria ühenduses akude peal, see on mingisugune CDR või konstantne koormus oleks siis seal kuskil 50-60 amprit, mis on akude jaoks kõvasti üle igasuguse piiri, nii et seda tasub jälgida. Ei soovita muidugi nende asjadega, kui sa täitsa algaja või selline mitte väga kogenud, siis ma ei soovita kindlasti seeria ühenduses seadmeid, reguleerimata seadmeid kasutada, et jäta see tulevikuks. Igal juhul, sellega ma arvan, et me võime tõmmata siis selle osaga kokku, Ohmi seadus. Ma loodan, ma seletasin võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt asja ära, et te teaksite, kuidas olla turvaline, kuidas olla turvalisuse piires, ning viimase siis segmendina käime kiiresti üle ka selle koili kasutamise, koili tegemise ja nii edasi, et kõigil oleks enam-vähem pilt selge, mismoodi see toimib. Nii, koilide keeramine vastavalt siis sellele, millest me juba rääkinud oleme, mida teadma peaks, siis koilide keeramine siin osas võib olla kõige lihtsam. Et selleks, et keerata koil vastavalt mingile sihitud takistusele, kasutame me kalkulaatori abi. Kalkulaator ütleb meile ära, kui paksu traati kasutada, kui sa kasutad mingit erilist traati, siis ta ütleb ka selle ära. Ning ütleb siis ära, mitu tiiru ümber, kui paksu posti. Selle jaoks old school mehed kasutavad täiesti tavalisi kruvikeerajaid, sest neil on standardselt enamusel pisikesed kruvikeerad on kõik üldjuhul 2,5 millimeetrit, kui ma ei eksi, mõõdame ära. Mul on siin nüüd 2,9, 3 milline, see on nüüd 3 millimeetri paksusega, aga need kellasepa omad olid minu arust 2,5 ja need pisikesemad, need
kruvikeerajad, mis tulevad näiteks erinevate komplektidega kaasa. Need on 2,5 üldjuhul, et mis muidugi on kõige rohkem abiks on siis täiesti tavaline koili keeramis tööriist või töövahend või mis iganes. Igas normaalses veebipoes on nad saadaval, ei maksa nad suht mõhkugi ja need teevad elu väga palju lihtsamaks. Et mina olen muidugi selles mõttes pooleldi old school, pooleldi new school, et ma kasutan koili keerajat, aga ma ikkagi kasutan näppe ja näppude vahel seda asja teen. Et mismoodi nagu koili keeratakse, ütleme, et ma arvutasin välja, et ma tahan X takistust kasutades 24 AVG ehk siis 24 gauge'ist, see on Ameerika siis traadimõõt, 24 traati. Ütleme, et see kalkulaatoris ütles, et ma pean tegema 5 tiiru ümber 3 millise posti. Siis mismoodi mina teen? Võtame selle koili tööriista, ma hoian sõrmedega lihtsalt kinni ja vastavalt sellele, kuidas keegi, mõned hakkavad väljaspoolt, mõned hakkavad seespoolt, et mis pidi sa keerad, see mõjutab ainult seda, kuhu poole siis jalad, mis pidi jalad lõpus nii-öelda vaatavad, et sõltuvad sellest, millist seda RDA-d või RTA-d sa kasutad või RDTA-d ükskõik. Et vastavalt sellele siis, mis pidi sellel on need kinnitusaugud, see lihtsalt muudab elu natuke lihtsamaks või keerulisemaks, et tasub silmas pidada. Aga koili keeramine iseenesest on väga lihtne. Võtad oma traadi, väntad, kui sa oled osav, siis sa teed seda lihtsalt näppude vahel. Ja ongi põhimõtteliselt kogu muusika. Siit sa võid, kui sul on 2 eri suunda minev see kinnitusvariant, eks ju, selle ehitusaluse peal, siis sa saadad nii-öelda jalad eri suunda vaatama, kui on samas suunas, siis kas väntad juurde või tõmbad ettevaatlikult natukene tagasi, niimoodi, et koil jääks ilusti tihkelt, et ta jääks nagu vetruma ega midagi. Tõmbad tagasi ja palun, jalad nii-öelda vaatavad mõlemad samas suunas, lõikad ära ja kogu muusika, midagi keerulist ei ole. Nüüd, kuidas siis arvutada või kuidas arvutatakse seda, mis asi nii-öelda konstitueerib ühe tiiru? See on erinev, osad ütlevad ühte, osad ütlevad teist. Mina iseenesest olen alati arvutanud seda niimoodi, et kui ma hakkan siis siit poolt, ehk siis nii-öelda endast eemalt hakkan keerama enda suunas, siis ütleme nii, et niimoodi hakkaksid keerama, eks ju. Siit poolt hakkad ja siis sul on alles esimene tiir tulemas, siis üks tiir siiamaani, ehk siis kuni ta on ühe selle tiiru teinud alla suunda, see on üks tiir, sellepärast et nii-öelda kui seda pidi vaadata, siis kui traat hakkab niimoodi tulema, ta teeb tiiru ära ja sel hetkel, kui traat puudutab nii-öelda järgmisel ringil, puudutab seda sama kohta, kust esimene traat hakkab, see on põhimõtteliselt tiir. Nii et siin mõned loevad seda siis, loevad ka niimoodi, et see tiir, kui sa see tiiru ära teed ja ta alla vaatab, see on nagu üks tiir, kui ta vaatab siis teine, kui sa keerad nii-öelda jätkad keeramist ja mõlemad jalad vaatavad samas suunas, siis see nagu oleks 1,5 tiiru. Et kui sul on nüüd klassikaliselt siis enamus RDA-d tänapäeval vaatavad jalad samas suunas, mis tähendab seda, et kui sa keerad näiteks 6 tiiru, siis tegelikult on sul 6,5 pluss 0,5 ehk siis tegelikult nagu 7 tiiru. Et mina olen nagu alati selle järgi keeranud see takistuse vahe, see natukene sõltub, või ta natukene muutub küll selle võrra, et see pool tiiru natukene mõjutab, pluss tegelikult ka jala pikkus, et kui sa lõikad nüüd, sa tegid, ütleme, need tiirud ära, abiks näpitsad, eks ju, et sa lõikad selle ülejäägi ära. Nüüd põhimõtteliselt see jalapikkus, mis sul jääb alles, kui sa selle RDA-sse paned, sa lõikad veel nagu lühemaks, eks ju, et ta teiselt poolt nii-öelda sellest postiaugust välja väga palju ei passiks. Et üldiselt mina lõikan alati kõik nii-öelda lamedalt siledaks selle RDA nii-öelda postiauguga teiselt poolt. Et see jalapikkus, kui kaugel see koil sellest nii-öelda postist välja ulatub, siis see jalapikkus tegelikult annab ka natukene seda
takistust siis juurde või võtab vähemaks, sõltub siis, kui pikk see jala pikkus on. Et sellepärast üldjuhul on ka see, et kui sa vaatad, kui sa ostad koile näiteks, siis paljudel mõistlikel koilimüüjatel on tegelikult kirjas takistus näiteks 0,3 oomi on ju ühe koili kohta pluss miinus 0,0, ma ei tea, 5 oomi juurde või maha, et sõltuvad sellest, kui pikalt sa jalad jätad ja nii edasi, aga üldiselt niimoodi arvutan mina siis tiire ja see ei ole mind siiamaani veel mitte kunagi alt vedanud, et see pluss, siis tasub muidugi arvestada seda, et see algne takistus, mis sa saad, see alati natuke muutub, sest et kui sa koili lased kuumaks, töötled seda, siis see koili takistus, siis see takistus natukene muutub. Ja nüüd, mis puudutab siis koili ennast, siis mul tegelikult olekski vaja puhastada siin ühte koilipaari ja ma näitan ära, mida tähendab, mis on nagu oluline, mida peab tegelikult tegema alati kõikide koilide puhul on see, et kui sa värsked koilid keerad, siis nad ei ole ideaalselt tihkelt koos ja nii edasi, mis tähendab seda, et erinevad metallikaugused või erinevad need tiiru kaugused tähendavad seda, et temperatuur ja vool võib hüpata üle nende nii-öelda tiirude otse ja see tähendab seda, et ta tekitab kuumad kohad, inglise keeles nimetatakse neid hotspotideks. Selleks, et neid vältida, sest et hotspot on halb see, kui sa vajutad ja kasutad, siis üks koht sinu koilist läheb kiiremini kuumaks ja see tähendab seda, et ta kärsatab vatti just selles ühes punktis ja see rikub veibi nii-öelda elamuse. Ja ühtlasi võib olla ka halb tervisele, kui see vatt seal ühes punktis kärsab, eks ju. Et selleks, et nendest lahti saada, siis ma näitan kohe ära, mida selleks tuleks teha. Mida siis tähendab koili töötlemine või ettevalmistamine? See tähendab reaalselt seda, et kui sa oled nüüd koili ilusti sisse pannud, üleliigsed otsad ära lõiganud, veendunud, et kõik kruvid on ilusti tihkelt kinni, ühendus on korralik, siis me hakkame teda pulssima. Mina põhimõtteliselt puhastan hetkel oma koile, sest nad on mul tükk aega kasutuses, nad on mustad ja see on ka mõttekas tegevus aeg-ajalt, aga me hakkame teda pulssima niimoodi vaikselt, mitte ei hoia põhjas, vaid tasakesti pressime ja on näha, et üksikutes kohtades tekivad sellised kuumad punktid. Minul on see nüüd puhtalt näitena, kuna mul on siin lihtsalt mustus peal, mis nii-öelda tahab ära põleda, aga sellised kuumad kohad tekivad, on näha, et koil läheb kuumaks ebaühtlaselt, siis sellest me saame lahti niimoodi, et me pulsime, vaatame, kus need ebaühtlased kohad on, pigistame seda koili kokku. Selle jaoks on vajalik siis keraamilise otsaga pintsetid igas normaalses veebipoes müügil. Keraamilise otsaga just sellepärast, et see ei tekita lühist, kui sa neid siin näpid ja toimetad. Pigistad kokku, hoiad natukene, pulsid korraks ja kui näed, et hakkab ära kaduma, siis teed niimoodi otsaga, ehk siis nagu kitarri keele peal tõmbaks, eks ju. Et seda nimetatakse strammimiseks inglise keeles, eesti keeles ma ei teagi, mis selle nimetus võiks olla. Et igal juhul niimoodi kuumutad, pigistad vahepeal natukene ja siis tõmbad niimoodi üle, ehk siis niimoodi põhimõtteliselt üle, täpselt nii lihtsalt, midagi muud keerust ei olegi, ja sellega sa põhimõtteliselt teed seda, et sa pigistad kõik oma koili need keerud ilusti tihkelt kokku, et see voolu jaotus oleks ühtlane ja et koilid läheksid ilusti võrdselt kuumaks. Et see on kogu eesmärk, et saada lahti kuumadest punktidest, et koilid läheksid ilusti keskelt väljapoole kuumaks ja jahtuksid siis vastupidises suunas. See garanteerib parima nii-öelda veibi kogemuse. See on koili töötlemine, see kehtib kõikidele koilidele, vahet ei ole, kas on tavalisest ümartraadist või on sul mingid kläptonid või mida iganes, see kehtib kõikidele traadidele samamoodi. Et selline lihtne töötlus ja see tagab sulle ka parima veibi kogemuse ning muidugi kui sul on juba koilid, mis on juba kasutuses, siis üldjuhul nad enam paigast ei lähe selles mõttes, et kui sa need ära ei võta või lahti ei tee või mida iganes, siis nad jäävad ilusti ühenduma, et kui sa näiteks lihtsalt vahetad vatti ja puhastad koile vanast mustusest, siis üldjuhul seda ohtu enam ei ole, et nad lähevad ebaühtlaseks, et siis nad toimivad normaalselt. Et jah, ühesõnaga, see on kogu muusika, kogu lihtne vaev kogu selle teema juures, et see on koili töötlus, see on kõik, mida nii-öelda elementaarne, see on kõik elementaarne, mida siis peaks teadma, mida tasub teha
ning jah, kui nüüd tekib küsimus, et mis siis nagu reaalselt on ikkagi vaja selleks, et ehitada ise koile, et arvutada neid takistusi ja kõike muud juttu, siis koili ehitamiseks elementaarsed vahendid, lapiku peene otsaga näpitsad, keraamilise otsaga pintsetid ja mingisugune vahend, mille ümber koile keerata. See koili tuul on väga mugav asi, teeb elu oluliselt lihtsamaks ning mis puudutab vatti, see on siis viimane asi, ehk siis me räägime siis sellest puuvillast, eks ju. Siis puuvilla tuleb panna oma koilidesse vastavalt sellele, kui jäme see diameetrine koili sees on. Et mina panen tavaliselt niimoodi, et sõltub, vatitüübist sõltub ka, erinevad vatid on erineva tihkusega. Aga mina üldjuhul ma lõikan vati niimoodi, et ta oleks umbes 20%, kui sul on 3 milline diameeter selle vati sees, siis ma panen umbes kuskil 3,2 kuni 3,4 millimeetrit paksu vatiriba, rullin ta siis ümaraks ja siis tõmban läbi. Et seda vatti läbi koili tõmmates ta peab osutama natukene nagu takistust, et sa ei tõmba teda lupsti nagu kergelt läbi, sest siis tähendab seda, et ta tõenäoliselt kukub kokku, kui ta märjaks saab ja tekib õhuvahe ja seda hakkab sulle kärsakat andma. Samuti, kui sa kasutad RDA-d näiteks, või tähendab RTA-d, siis on oht, et see vatt kukub kokku, ta ei täida vedeliku neid imamisauke korralikult ära ja siis hakkab vedelik sealt mööda jooksma ja sul hakkavad need paagid lekkima. RDA-de puhul lekke probleeme üldjuhul enamasti ei ole, kui sa just üle ei pigista seda vedelikku liiga palju sinna. Ja nüüd kiire ülevaade veel mekkidest, mehaanilistest seadmetest ka. Mis on mehaaniline seade? Mehaaniline seade on sisuliselt seade, kus puudub igasugune elektroonika, mis sinu eest midagi ära teeb. On lihtsalt aku pealt otse võimsus siis RDA peale või RTA peale, mida iganes sa kasutad ja kogu lugu. Siin kõige olulisem asi mehaanilistel seadmetel on see, et ühendusviis on tavalise, standardne, need on siis tube moodid, kus keerad lahti, elektroonikat sees ei ole, lihtsalt aku läheb sisse, otseühendus ja kogu muusika. Nii kui sa selle paagi siia peale keerad või RDA või mis iganes on sul ühendus ja nii kui sa nuppu vajutad, nupud enamasti on nendel siin all, siis tehakse otseühendus ja sa saad veipida. Kui on nüüd standardne ühendus, ehk siis sul on vahel positiivne pin või selline krempelagregaat, siis mis seda kannab edasi, siis see on hea, selles mõttes on turvaline, aga on olemas ka väga paljusid seadmeid, mis nimetatakse hübriidideks ehk hübriidühendus. Wismeki Noisy Cricket esimene versioon näiteks oli selline, on selline. Hübriid tähendab siis seda, et sa keerad atomiseerija siia peale ja atomiseerija puutub otse vastu akut. Sellistel seadmetel on eriti oluline, see on eluliselt oluline, et see põhjapinn, see positiivne pinn RDA-l oleks välja ulatuv. Sellepärast, et kui ta on peaaegu et tasa selle keerme osaga, siis pluss ja miinus on tasa, pluss ja miinus lähevad vastu akut, tekib siis lühiühendus ja ongi kabuum, et seda tuleb kindlasti jälgida. Seega, kui sa oled veel suhteliselt uus selles teemas, aga sa tahad neid asju proovida, siis ei soovita esimeseks asjaks kindlasti kasutada hübriidühendusega mehaanilist seadet, et pigem standardsega ning jälgida, et kõik oleks vastavalt siis, et kõik oleks siis turvaline. Igal juhul ma tänan vaatamast, ma tõesti siiralt loodan, et sellest on palju abi, vähemalt kellelegi ja et me kõik oleme nüüd natuke targemad ja saame veipida natuke turvalisemalt, sõltumata sellest, mida me kasutame. Et me vähemalt teame täpselt, mida me teeme ja keegi ei saa meil ette heita, et me teeme seda valesti. Igal juhul, kui teil on küsimusi, mida iganes täpsustusi, värke, nagu ma ütlesin, püüan selle asja organiseerida ka mingil heal kujul siis Veipesti visuaalseks järjehoidjaks, et sealt oleks see info olemas, aga samas, kui teil on küsimusi, tahaks midagi kiiresti teada, kommentaarid on all olemas, kirjutage, küsige julgelt täiesti, pole üldse probleemi, vastame neile.
võime mingid teemasid taas külastada ka tulevastes videotes ning jah, ega muud ei olegi. Tuli suhteliselt selline pikemapoolne osa, aga ma arvan, et see on igati vajalik ja vähemalt on see informatsioon nüüd väljas. Ühe sõnaga, tänan veel kord, tänan kõiki vaatamast ning nagu ikka järgmisel korral siis juba jätkame vlogidega oma tavarutiinis, nii et näeme järgmisel korral. Tšau! La 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 la.